Päevast tahtsin võtta istet seal oma tavapärasel kollide pingil. Praegu see vist ei olegi enam praegu, võiks tagasi minna. Aga seal oli üks näitsik, kes suitsetas, jumal õnnistagu teda. Viimasel ajal mulle meeldivad inimesed, kes suitsetavad, see näitab, et nad ei ole väga ajupest. Suitsetamine on väga kahjulik, ärge suitsetage, aga see ei ole loomulik, et midagi tehakse nagu palju ja siis järsku ei tehta üldse. Et kui selline asi toimub ühiskonnas, siis on tegemist olnud mingi ajupesuga. Ja see nagu ei ole väga meeldiv. Aga olgu, ma tulin ka siia, ma olen siin. Inimesed lähevad mööda, vaatavad. Mõtlesin rääkida täna sellest vangi dilemmast. See on väga huvitav harjutus. Kunagi ülikoolis hästi ammu, mingi 150 miljonit aastat tagasi. Räägida sellest ka, aga sattusin raamatus ka seda lugema ja see on põhimõtteliselt see, et kaks inimest, kaks kurjategijat, eks ju, panevad toime kuriteo ja politseil on piisavalt tõendid, et neid süüdi mõista väiksemas ulatuses, kuid selleks, et nagu see suur karistus saada, see pikk vanglakaristus, on vaja ülestunnistust. Ja peale arreteerimist need kurjamid viiakse eraldi kongidesse, eraldi ülekoormuskambritesse. Neil puudub omavahel võimalus suhelda, infot vahetada ja siis antakse neile selline nagu diil, selline ettepanek tehakse, et kui üks tunnistab üles ja teine ei tunnista, siis see, kes üles tunnistab, ei saa üldse mingit karistust. 0. Ja teine läheb siis 10 aastaks vangi. Ja kui mõlemad on vait, mitte kumbki ei tunnista, siis saad mõlemad 6 kuud, selle väiksema karistuse. Ja kui mõlemad tunnistavad, siis midagi on ikkagi tunnistada, siis selles, et nad tunnistasid nagu kiitus, et neid nagu kiita või tänada, eks ju, siis sellest 10 aastast võidakse maha, eks ju, mis tegelikult peaks antama, eks ju, ja antakse neile ainult 2 aastat kummagi. Nii et kui mõlemad ei tunnista, siis on mõlemad saavad 6 kuud, kui üks tunnistab, et teine ei tunnista, siis see, kes tunnistab üles, ei saa midagi ja see teine läheb 10 aastaks vangi ja kui mõlemad tunnistavad üles, siis mõlemad saavad 8 aastaks vangi. Ja infovahetust neil mitte mingit ei ole. Ja nad ei tea, mida see teine teeb, eks ju. Ja see vangi dilemmal on siis, eks ju, on ratsionaalne lahendus ja inimlik lahendus. Ratsionaalne, see vasaku aju pool, kelle lahendus on kahtlemata see, et kõige ratsionaalsem on üles tunnistada, sellepärast, et kui teine ka tunnistab, siis on 2 aastat, mis on talutav ja on väike šanss, et teine ei tunnista üles, siis on üldsegi saab ilma karistuseta minema. Aga kui inimesed kohe näevad, mis selle lahendil on teatud puudused, väga suured puudused, et see ei ole inimlik, jah. Et ütleme, see teine on ikkagi tema semu ja saata tema semu 10 aastaks vangi, potentsiaalselt on ikkagi väga, väga ränk. Ja enamik inimesi, kellel on empaatia ja autunne, ma ei tea, mis laadi kurjategijad need oli muidugi, jah. Ütleme siis, et Louvre'i kunstivargad, praegu oli uudistes ka. Et siis selline empaatia ja autunne sellistel isikute kahtlemata, ma arvan, on, eks ju, siis siis ei saa seda teha. Ja ütleme, sellises maailmas, kus on olemas usaldus, empaatia, au ja nii edasi, on kõige mõistlikum lahend see hoida lihtsalt suu kinni. Ja. Aga see tähendab sellist ühiskonda, kus sellised väärtused on, selline hüve on, eks ju, aus. Ütleme, maffial on, eks ju, ka see tegelikult aukoodeks väga, väga tugev, et mul endagi viimane mälestus maffiast, kui ma käisin Argentiinas ja otsusin olla natuke rikkam, kui võiks olla. Ja mis tähendab seda, et ma olin pimeda seal kangi all maffionu, kes lükkas mulle pihku tohutu pataka raha, ütles loe üle. Ja ma teadsin, et kui ma vehkat teen, siis selle rahaga siis mul kondid hakkavad kohe murduma. Ja mitte iseenesest, vaid need murtakse, hakkas mul murdma. Asi läheb väga süngeks. Aga teadsin, et meil on aumeeste mäng või auinimeste mäng, eks ju. Ja väga meeldiv oli kogema. Ja, et pärast seal pimeda kangi all täpselt sama see kehakeel oli, mis nendel selle sopraanodel, kuna on Itaalia päritolu, see maffia on seal Itaalia päritolu, suuresti ka, jah. Inimesed üldse pole saadised Itaalia. Aga hispaania keel seda. Keeleseadus on tugev. Ja siis ma hakkasin ise mõtlema, et ma endal on lahend olemas, mul on endal täiesti lahend olemas, et kui ütleme, mina lähen kellega unaraksusest 10 aastat teata, ütleme jah, kunstivargaks kuskile, ma ei tea, mingit pättust tegema, siis
siis ma võin öelda, et minu lahend on väga lihtne, ma hoian suu kinni. Muidugi siin tegib risk, et mu semu ei ole nii väga semu, et ta on tegelikult psühhopaat, kellel puudub empaatia tunne ja autunne ja tema on ise väga nõrk inimene, kes hakkab rääkima. Ja siis ma saan 10 aastat, aga noh, ma olen väga introvert ka ja ma olen Tartus ligi 10 aastat vangis elanud põhimõtteliselt. No. Nii et, no mitte päris. Nii et ma loen raamatuid, et ma elan üle selle, aga ma ei elaks üle teadmised, ma olen teise isiku, kes ei ole mul midagi kurja teinud, ma olen 10 aastat vangis. Seda teadmist ma ei elaks. Nii et seetõttu ma ei saaks rääkida. Aga miks ma seda mõtiskust praegu teen, on see, et seoses selle COVID-i terroriga tuli mulle selle asjale juurde ka see mõõde, et on isikuid, kelle puhul ma räägiksin. Sest mul mind nagu ei morjendaks. No ma saaksin elada teadmisega, et nad on läinud 10 aastaks vangi. Et ütleme enne COVID-it nagu väga raske oli ette juurde isikut, kelle ma saadaksin 10 aastaks vangi potentsiaalselt. Et väga-väga raske, selles mõttes, et väga-väga raske. Aga pärast, ütleme nii, et kes selle terrorisüsteemi taga olid, kes see kehtestasid. Näiteks kui ma läheksin, ma ei tea, Kaja Kallasega Louvre'i kunsti varastama, siis võin ilma igasuguse kahtluseta öelda, et ma räägin ja sellega tuleb 2 lahendit, eks ju, et tema ei räägi ja siis ta läheb 10 aastaks vangi ja ma saan sellega vabalt elada, sest ta saab minu nägemuse järgi peaks tema eluks ajaks vangi. Nii et see 10 aastat oleks nagu väike lohutusauhind. Ja teine mõttes on see, et ta räägib ise ka, mis tähendab seda, et ta ise ei usalda oma rahvast ja ise on natuke psühhopaat ja empaatiavõimet. Nii et see on ka huvitav teadmine, siis me läheme mõlemad 8 aastaks vangi. Ja ma olen edasi seda mõtet arendanud ja mõelnud, et tegelikult see on sama asi nagu pädeb ka suuresti kogu selle Eesti poliitikute või selliste isikute kohta, mitte kõikide. On isikuid, kellega puhul ma oleksin ikkagi vait. Aga väga palju on neid, kelle puhul ma räägiksin raudselt, sest ma ei näeks mingit probleemi neid saata 10 aastaks vangi. Või Irja Lutsar ka. Irja Lutsariga läksin kunsti varastama, kunstivargus teostama, siis ka saaks kohe 10 aastat, potentsiaalselt. Ja nende puhul on just naljakas see, kui nemad ka räägivad, siis näitab seda, et see jutt, mis on kõik empaatiast ja kõikidest ilusatest asjadest on tegelikult vale. Siis näitab, et nad ei usalda oma rahvad. Tegelikult võiks selle vangi dilemma anda Eesti Vabariigi Riigikogu saadikutele. See on fantastiline harjutus. Et küsida Riigikogu saadikutelt, et kui te ühe oma valijate, oma valijaga, ütleme Eesti Vabariigi kodanikuga, võetakse suvaline, loositakse välja teile suvaline Eesti Vabariigi kodanik, ja siis, kuidas te selle vangi dilemma lahendaksite. Ja need, kes hakkavad rääkima, ju tegelikult ütlevad, et oma rahvast ei usalda. See on tegelikult natuke, või on nad psühhopaadid. Sest ratsionaalse inimese jaoks on kõige mõistlikum variant on rääkida. See on kõige ratsionaalsem lahend. Aga tegelikult päriselus ei ole ju see ratsionaalselt, mis võidab ikkagi see suurem hüve. See au, empaatia, selline usaldus, ligimese armastuseks. Selline väärt. Aga just, miks ma enne COVID-it seda nii ei näinud, on see, et kas meil enne COVID-it ei olnud siis kokkupuudet ebameeldivate inimestega, oli ikka igasuguste ülbikute ja ma ei tea, pahade inimestega. Mõned võib-olla ongi väga pahad, aga lihtsalt, et mulle sellised sobimatud, kellega mitte absoluutselt ei haaku kuidagi. Aga see ei ole põhjus, et neid et kõige on minuga ülbitsenud, kõige on mind alandanud, kõige on mulle inetult öelnud. See ei ole põhjus, et 10 aastaks vangi saada. See on umbes sama, et keegi lase sind auto ei lase sind zebra ees üle tee või keegi saab kommipaberi maha, eks ju. Ja sellest sai saada 10 aastaks vangi. Nii et see, et ülbus, ma arvan, et paljud neist tegelikult, kui nendega mängiks seda vangi dilemmad, nad oleksid üllatunud. Ja ma ei räägi niisama teoreetiliselt, mul oli lapsepõlve, see oli juba murde alguses oli selline kogemus, et olid minust lapsed, kes olid aasta või 2 isegi vanemad, liidrid kindlasti, grupi liidrid kindlasti, kes suhtusid väga selliselt halvasti, väga ülbelt ja inetult. Ja ükskord nad tegid midagi, pättus tegelikult, tegid midagi, mis oli väga keelatud ja mina nägin seda pealt.
ja nad olid veendunud, kuna nad olid minuga väga halvasti käitunud, et ma panen kitsa, eks ju, räägin ära täiskasvanutele. Ja kui täiskasvanud hakkasid mind küsitlema, siis nad olid 100% veendunud, et ma räägin ära, mida ma nägin. Ja kui ma tulin tagasi, siis ma kuulsin, kui nad omavahel sosistasid, et et nad olid hirmunud, aga siis läks aega mööda, läks tund, 2-3, läks tükk aega mööda, midagi ei toimunud, nad jäid pärast seda minu vestlust nende täiskasvanutega jäid ootama, et seda karistust saada. Aga aeg läks tiksus mööda ja seda karistust ei tulnud. Ja siis nad järsku taipasid, et ma ei olnud kitsepann. Ja mis see lahend oli? Lahend oli see, et nende liider tuli minu juurde ja ütles, et ühesõnaga enam ei olnud ülbe ja ütles, et kui midagi vaja on, siis ta alati aitab. Ja ta on minu sõber. Niimoodi umbes midagi sellist. Ja mis tähendab, et see, et nad enne sellised hästi ülbed ja kohtlesid mind väga sellised inetult, et see ei olnud põhjus, et ma nende peale oleks kaebanud. See ei ole põhjus. Põhjus peab olema midagi süngemat. Aga jah, et see on huvitav, et mõnikord mõelda, mis selle COVID taga tegelikult oli, siis võib-olla üks asi, nende meetmete taga, mitte selle haiguse taga, meetmed, selle apartheidi-süsteemi taga, oli see, et ma arvan, et kes selle tegi, et ta tahtiski, et oleks rohkem inimesi, kes oleksid rohkem sellised väiksema sellise empaatiaga teatavate isikute suhtes. Et ühiskond ei oleks enam nii omavahel nii seotud. Et sa võisid ilma süütundeta saata teise inimese 10 sõltumangi. Ma arvan, et see on tegelikult põhjus. Sest minu puhul on nüüd need isikud, jah, nii et ma soovitan teatutel, kes selle terrori kehtestasid ja selle taga olid ja seda kõva häälega kiitsid taevani. Nendel isikutel ma soovitaksin endaga mitte Louvrisse lähemal ajal kunsti varastama mitte tulla, jah. Sellepärast, et jah, pärast seda läheb väga inetuks lugu. Aga aitab inimesi siin, nüüd jah, hakkad jutlustama, siis hakkab kohutub palju inimesi mööda tulema. Aga mis teha? Nii et see oli siis jutt sellest vangi dilemma. Aga jah, väga huvitav. Et esimest korda elus ma tunnen jah, et mul on tekkinud uus lahend. Mul ei olnud kunagi seda lahendada, et ma räägiksin. Seda lahenda mul ei olnud kellegi puhul. Ja nüüd on tekkinud. Aga parem hilja kui mitte kunagi. Nii et kes siis poliitikutest tahab muga tulla Louvrisse homme? Ärge tulge, lähete 10 aastaks. Või 8 aastaks, kui te olete psühhopaadid ja minu sisse räägite. See on ka huvitav. Aga olgu, aitab.